Ma olen viimasel ajal kuidagi sattunud hästi paljude oma tuttavatega rääkima karmast. No tead küll, mida külvad, seda lõikad ja ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Aga see, kui sina kogu aeg käitud hea inimesena või oled kõigi vastu hea, seejuures ennast tühistades, ennast alla surudes, ennast ohverdades, siis see absoluutselt mitte mingisugusel moel ei garanteeri seda, et teised inimesed teevad sama. Pigem hoopis vastupidi, sellepärast et kui me räägime sellisest universaalsest plaanist, siis karma ei toimi kunagi pakendi tasandil. Karma toimib väga paljuski kavatsuse tasandil, mis tähendab seda, et kui sinu kavatsus on reeta ennast, tühistada ennast, teha endale liiga, siis arva ära, milliseid tagajärgi sa sellisel moel ligi tõmbad, milliseid inimesi ja olukordi sa seeläbi lood. Ehk siis, kui me räägime sellisest karmilisest printsiibist, siis mulle tundub, et üks hästi oluline asi, mida siin silmas pidada, on ikkagi see, et kavatsus loeb rohkem kui tegu. Ja väga tihti me püüame vältida mingisuguseid tegusid, mida meil ühiskondlikul tasandil taunitakse või siis nii-öelda patuseks või halvaks peetakse ja püüdes kangesti selliseid tegusid vältida ja olla siis võimalikult hea inimene, me tegelikult retsilt reedame iseennast. Me laseme teistel inimestel ületada enda piire, me tühistame enda vajadusi ja siis pärast imestame, et miks halvad asjad juhtuvad heade inimestega. Karma ei toimi pakendi tasandil. Karma toimib kavatsuse tasandil. Ja see, kui sa tühistad ennast selleks, et näida teistele heana, absoluutselt mitte mingisugusel moel ei päästa sind ära karmilistest tagajärgedest. Ja see, kui sina ennast ohverdad selleks, et kellelgi teisel oleks hea, siis absoluutselt mitte mingisugusel moel see ei garanteeri seda, et keegi teine vastab sulle samaga, eriti siis, kui kavatsus seal taustal on ebaehe.